No tervist, Mare! Tere, Janek! Mõnus augustikuu päev selline, et täna tahaks sinuga rääkida rahast. Rahast, see on ja väga meie hea. Linna rahast. See on väga hea, see on see, mida kogu aeg öeldakse, linnal ei ole. Ja, linnal ei ole raha ja linnal ei ole raha ka meie linnaelanike jaoks. Ma võib-olla hästi põgusalt, sa vist pressi vahendusel oled lugenud seda, et meil juba aprillikuus juhtus siin Liidia Koidula tänaval ühes korterelamus selline suuremat sorti avarii, kus siis kukkus lagi sisse teise korrusse ja esimese korrusse siis vahelagi. Ja korteriühistu ja siis linnaelanik pöördusid ka linnavalitsuse poole abi saamiseks ja abi neile ei antud. Nii, ja millega seda põhjendati ja kas oli... Ma ei tea ausalt öelda, millega seda algselt põhjendati. Küll sellele linnaelanikule eraldati 1000 eurot, aga ma olen sellest ka ise kirjutanud, et minule tundub selle 1000 euro eraldamine. Tegelikult ta ei tundu ja ta ei näe isegi niimoodi välja, vaid ta ongi. See raha anti, võtta, pane oma suu kinni ära, enam tüüta. Aga mis see maksumus oli, on välja arvutatud ka, kui suur see maksumus tegelikult peaks olema? Selle likvideerimiseks vist ligikaudu 30 000. No päris suur summa. Aga jah, et küsimus ei ole niivõrd selles, nagu seda üritab tänane linnavalitsus avalikkusele selgitada, et nad ei saa suurema summaga toetada seda korteri elanikku ja nii edasi ja nii edasi. Ma saan aru, et pole ette nähtud eelarvelisi vahendeid selleks. Tegelikult ei olnud sellele ka linnaelanikule ausalt öelda ette nähtud ja ma selgitan miks, et meil on olemas teatud regulatsioonid, mis siis reguleerivad selle sotsiaaltoetuse andmist. Nii. Ja see 1000 eurot tegelikult on selline maksimummäär, see on üsna suur summa, eks ole, aga ta on ikkagi ette nähtud tõesti nagu siis need kriteeriumid on see, et su pere sissetulek peab olema ikkagi piisavalt madal, et kvalifitseeruda üldse, et seda toetust saada. Nii. Ja naljakas oli kuulda, ma käisin selle korteriühistu esinaise ja siis selle korteriomanikuga ka linnavalitsuses üldse oli arusaamatu, miks nad uuesti sinna kutsuti. Et just kui see 1000 eurot oli sellele eraldatud, korteriühistule oli öeldud, et midagi te meilt ei saa, eks ole, ja mingil põhjusel nad sinna uuesti kutsuti. Aga kutsuti peale seda, kui ma hakkasin tegema arupärimisi, et palju meil on olemas raha reservfondis, palju meil on olemas sotsiaalteenistuses raha ja siis nad sinna kutsuti ja ma käisin nendega seal koos ja kusjuures sotsiaalteenistuse abilinnapea ise tunnistas, et seda raha tegelikult me ei olekski tohtinud üldse anda teile. Nii, et no nüüd siis... tekib küsimus, et miks see raha siis ikkagi tanti, no, eks ole? Siis tuleb välja ikkagi, et linnavalitsus tuli elanikule vastu. Jaa, tuli elanikule vastu, kuigi elanik ei kvalifitseeru, aga ma räägin, et see vastutulek on ilmselgelt ikkagi tingitud sellest, et oma käed nii-öelda puhtaks pesta, üritada näidata, et kui toredad, pehmed ja karvased me oleme, et me oleme äärmiselt abivalmis. Aga küsimus ei ole selles korteri omanikus. Korteri omanik on valmis oma korteri loomulikult ise ära remontima. Et tekibki küsimus, et mis probleem sellega lahendati, selle 1000 euro andmisega, et mis ta selle ma korraks täpsustan ka, sest kui linnaelanikud meid kuulevad ja mõtlevad, et me nüüd toetame seda, et oleks pidanud kuidagimoodi rohkem toetama või aitama, et siis kas iga linnaelanik, kellel juhtub mingisugune avarii, mida ikka aeg-ajalt korteris juhtub, peaks siis minema abi küsima või mille poolest on see juhtum eriline? Minu jaoks on see juhtum eriline eeskätt sellepärast, et see Liidia Koidula 3 maja on meil miljööväärtuslikku piirkonda kantud, ehk siis ta omab mingit teatud arhitektuurilist mälestist, eks ole. Ja need majad peaksid olema kaitse all meil. Tegelikult, kui me lähme nüüd kuhugile globaalsemas mõttes vaatame seda asja, siis tegelikult Eesti on ratifitseerinud nii mitugi rahvusvahelist dokumenti, mille kohaselt on ta võtnud endale kohustuse siis hoida ja kaitsta neid arhitektuuriansambleid. Ja kuna vabariik on endale sellise kohustuse võtnud, siis tegelikult see kohustus on ka linnal. Ja kuna tegemist on sellega, et kannatada on saanud hoone kandvad konstruktsioonid, seal on hallitus sees. Ja kui see levib
siis me jõuame ühel hetkel sinna, et see hoone kuulutatakse avariiliseks, siis kolitakse inimesed seal sundkorras välja, maja jääb tühjalt seisma. Ja siis me lähmegi niimoodi, täna jääb meil üks maja seisma miljööväärtuslikus piirkonnas, 2 aasta pärast teine, 5 aasta pärast 3 ja niimoodi meil varsti ei ole ei Liidia Koidula tänavat, ei ole meil ei Keskallee maju ega mitte midagi, kui linn varajases staadiumis ei suuda midagi ette võtta ja kui me räägime siin sellest abist, mida korteriühistu palus 10 000 eurot, siis see ei ole linna eelarvet arvestades niivõrd suur summa, et kohe praegu probleem ära lahendada, et mitte lasta sellel probleemil kuhugile kaugemale minna. Aga ma küsin, mis su soovitus siis on, et kui linnavalitsus ütleb, et neil ei olnud eelarverida, kus seda summat maksta, mis siis soovitus on, kus nad oleks pidanud selle raha võtma? No siin peab jälle kuidagi tulema alguse juurde tagasi, sellepärast et kui algselt selle murega pöörduti, siis linnapea ise oli see, kes ütles, et no linn vast saaks mingi 10 000 eurot eraldada. Siis järsku muutis oma meelt, ei, ja edasine retoorika on see, et teised omavalitsused ju ka niimoodi ei tee, kuskil pole sellised. Ma ei saa ühest asjast aru, mis meid huvitavad teised omavalitsused. Meil on oma linn, meil on oma inimesed ja linnapea peaks eeskätt mõtlema selle peale, kuidas need probleemid ära lahendama, mitte otsima mingit pretsedente teistest omavalitsustest. No ei maksa teised omavalitsused, ei maksa, see on nende asi, nende inimesed ja nii edasi. Meil on oma inimesed ja oma juhtumid ja ega selliseid juhtumeid, kus tõesti hoone on avariilisse seisukorda sattunud, no meil ei ole väga palju, kus tullakse võt niimoodi. Ja ega ei tuldud ju käsi pikal, et esimese hooga kohe linnavalitsusse. Ühistu tegi enda poolt ka ju kõik oleneva selleks, et see probleem iseseisvalt ära lahendada, nad pöördusid panka, et laenu saada, neile keelduti seda laenu andmast, eks ole. Oma remondifondil seda ei võimalda teha, see on täiesti loomulik, et pöördutakse kohaliku omavalitsuse poole. Et see, et Pandora laegas, mida linnapea väidab, et me avame sellega Pandora laeka. Et siis hakkavad kõik soovima täpselt. Aga see on iga kord, see ongi kaalutlusotsus. Et iga kord sa saad hinnata seda vajadust. Kas on see vajadus olemas või ei ole vajadus. Ja jutt sellest, et meil ei reservfondist ei saa seda raha eraldada, siis ma tegin neile konkreetse ettepaneku ja andsin neile lahenduse, et kuidas see asi ära lahendada. Tulge volikokku ja küsige volikogult. Nagu armastab öelda meie volikogu esimees, volikogu saab otsustada kõike. Absoluutselt. Ma tahan ka öelda, et alati on võimalik eelarves erinevate ridade vahel rahasid ümber tõsta, selleks peab olema tahe. Ja nüüd on küsimus, et kas linnal on piisavalt raha? See nüüd sõltub prioriteetidest, kuhu see raha siis parasjagu kulutatakse. Et me räägime siin 10 000 eurost ja samal ajal ma saan aru, et linnavalitsusel on piisavalt raha erinevate ürituste korraldamiseks, mis võib-olla oleks võinud siis selle nimel ära jätta, et inimest toetada. No absoluutselt, et pidada lihtsalt nädalavahetusel mõnusalt aega maksumaksja raha eest ja nimetada seda suveseminariks, no iga mõtlev inimene saab aru, mida tähendab ühe asutuse, ükskõik, on see linnavalitsus, on see eraettevõtte, mingi suveseminar kuskil looduses. No tule taevas appi, eks ole. Et siin on ilmselgelt peeti maksumaksja kulul lihtsalt üks korralik kräu maha, eks ole, nimeta seda seminariks, kongressis, kuidas ta sisus ei muuda. Et raha kulutati ja nüüd linnapea mingid vabandused, et see oli eelarvesse sisse planeeritud, opositsioon hääletas ka eelarve poolt. No, aga mis me oleks pidanud jätma siis kõik hallatavad asutused ilma rahata, sellepärast, et kuskil eelarve rea peal oli mingiteks suvepäevadeks nähtud raha. Ja, et eelarve ikkagi hääletatakse komplektina ja ma tahan ka öelda, et see ongi iga kord otsustuskoht, kas on sisse arvutatud või ei ole, kui on, nagu öeldakse, pidu katku ajal, et katku ajal ei saa pidusid pidada. Kui olukord on keeruline, raha on vähe, siin on tähtsamaid asju, mida teha, siis võib-olla oleks pidanud selle raha jätma kulutamata ja tõstma teisele reale. No. Mis puudutab seminari, võib-olla nad ka arutasid, et tõsi, mina ka ei osalenud sellel seminaril, aga kõike seda oleks võinud teha ka linnavalitsuse ruumides, kui need teemad olid olulised, mida seal arutati? No sina, Mare, ei osalenud seal ühel lihtsal põhjusel, mille on linnapea ka oma artiklis välja toonud, mis peaks tegelikult rääkima
sellest, kui väga nad tahtsid seda linnaelanikku toetada, aga on oma olemuselt mingi pudru ja kapsas, siis ta on siin välja öelnud, miks ei olnud opositsioonisaadikuid. Mitte sellepärast, et opositsioonisaadikud ei pea õigeks maksumaksja raha eest pidusid pidada, vaid tegelikult ma ütlen sulle kohe, kuidas see oli. Seal oli mingi volikogu liikmete grillimine, mida opositsioonisaadikud kartsid. See on see põhjus, miks sind seal ei olnud. See on muidugi naeruväärne, et tegelikult tõesti ma ütlen, et minu südametunnistus ei oleks lubanud maksumaksja raha eest seal nii-öelda seminaril süüa ja juua. Et ma arvan, et volikogu saadikud saavad ise piisavalt palka ja ka linnavalitsuse liikmed, et vajadusel nad saavad selle ise kinni maksta, kui nad tõesti tahavad väljasõiduistungi teha. Ja ma ei tea, kui tähelepanelikult sina loed meie linnapea kirjutisi. Mina loen väga tähelepanelikult, sellepärast, et pärleid tuleb sealt alati. Ja ka siin on veel selles artiklis ära toodud üks põhjus, miks oli vaja seda seminari, suveseminari pidada, sellepärast, et see ei ole üldse mitte vähe oluline. Ja miks seda tehti just Alutaguse tervisespordikeskuses. Ma tsiteerin. Arvestades, et seda tervisespordikeskust kasutavad kõige rohkem Kohtla-Järve elanikud ning erinevalt Jõhvist ja Alutaguse vallast meie nende tegevust ei toeta, oli meie ürituse korraldamine seal vähemasti väikeseks toeks nimetatud keskusele. Nagu häbi ei ole vä, millega peab mõtlema, et vot sellist asja kirjutada pressis elanikele lugemiseks. Et nagu, et meil ei ole raha, et anda mingi 20 000 või kas või 10 000 Alutaguse spordikeskusele toetuseks, et kuna meie inimesed seal kõige rohkem nagu, me lähme teeme 6000 eest ühe peo, et kõva küll, eks ole, et õigustada kuidagi siis, et miks meie linnaelanikud seal käivad puhkamas. Et täiesti absurdne. Et ausalt öeldes ei ole need linnapea väärilised väljaütlemised, eriti viimasel ajal. Nii, aga kuna sa ütlesid, et sa tahad rahast rääkida, siis mina tahan ka väga rahast rääkida ja minul väga kripeldab südamel see, et volikogu esimees, kes peaks seisma linnaelanike huvide eest, sest ka tema on saanud linnaelanike hääled, kes juhib volikogu, kuhu kuuluvad volikogu saadikud, kes vastutavad tegelikult linna inimeste ees oma tegevusega, on teinud ettepaneku meie linnavalitsuse palka tõsta. Ja mitte natuke. Oleks see palga, tegelikult ma oleks löödud ka siis, kui see oleks 200 eurot. Sest ma leian, et linnavalitsus, kes on töötanud vähem kui aasta, päriselt vähem kui aasta, nad pole jõudnud mitte midagi eriti saavutada, teha. Nad tegelikult võib-olla ehivad ennast nende sulgedega, mis on eelmiste linnavalitsuse liikmete poolt nii-öelda ellu kutsutud, tehtud, ma ei tea, projektitaotlused ja kõik muu. Ja järsku on otsustanud tõsta palku ja üle 700 euro iga liikme kohta. Ja kui me arvestame, et meil on 3 linnavalitsuse liiget, siis see tegelikult teeb üle 3000, ligi 3400 eurot kuus, üle 40 000 aastas. See on päris suur summa ja kui eelarves on tõepoolest seda raha olemas, siis see raha tuleks suunata pigem selleks, et linnaelanike heaolu parandada. See, mis on seal seletuskirjas välja toodud, tarbijahinnaindeksi tõus, toodud Otepää näide, Viljandi näide, see on lausa otsitud ja naeruväärne. Me kõik teame, et statistikat võib teha tegelikult nii, et nagu parasjagu omale mugavam tundub. Aga meile, Ida-Virumaa inimestele, on kõige lähedasem Narva. Ja kui Narva linnapea palk on juba praegu madalam, 4000 eurot, siis ei ole, ja meie linnapea palk on 4300 eurot. Kusjuures Narva linnas on abilinnapeasid vähem, siis tegelikult ei ole kuidagi õigustatud see palgatõus, kohe mitte kuidagi. Jah, ametnikel tuleks palka tõsta, aga ametnikud peavad olema ka professionaalsed. Me teame, et tegelikult praeguse linnavalitsuse ametikohad on ju poliitilised. Meie sinuga ja Restart ja eelmise koalitsiooni saadikud, me püüdsime teha sellist linnavalitsust, kus linnapea saab valida omale vastavalt nii-öelda professionaalsetele oskustele moodustada meeskonna.
praegune linnavalitsus on ju järjekordselt poliitiliselt täiesti kokku pandud. Ma ei ütle, et neil puuduvad igasugused teadmised vastavas valdkonnas, aga võtame kas või korraks näite eelmise hariduse abilinnapea, eks ju. Ka praegune abilinnapea läks varsti peale tööle tulekut puhkusele ja nii edasi. Nad pole suutnud ennast tõestada, et minul tõsiselt kripeldab hinges, et meie elanikud on keerulises olukorras, meie linna eelarve on keerulises olukorras ja nüüd otsustatakse palka tõsta. Ma mõistan väga hukka neid volikogu saadikuid, kes seda toetavad ja ka linnavalitsust, kes selle vastu võtab. Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et kui me tuleme nüüd selle praeguse haridusabilinnapea juurde, eks ole, kes on hädavaevu 2 kuud töötanud, eks ole. Ja sellest osa puhanud. Ja, et ma saan aru, et viimasel haridus- ja kultuurikomisjoni istungil tuli ka seal pärleid, eks ole, mis puudutab siis, kuna meil on koolide ühendamised, kõik need protsessid, mis peaksid juba olema käivitunud, eks ole, kuna meil on aega vähe nende otsuste vastuvõtmisteks, siis kui ma õieti aru saan, siis ta väitis seal, et praegu on puhkuste aeg. Ja, et pole jõutud teha, kuna oli puhkuste aeg ja nüüd hakatakse siis tegelema nende küsimustega. Ja tõeliselt on hirm, aga ma luban, et me hoiame silma peal, et need tähtajad õigeteks tähtaegadeks saaksid tegevused tehtud. Et nad ei loodaks sellele, et võib-olla jäetakse midagi tegemata. See haridusküsimus on nagu nii oluline, et hommikust õhtuni peaksid haridusvaldkonna inimesed töötama. Ja tõesti, ja ametnikud peavad olema oma valdkonna professionaalid ja nemad peavad head palka saama. Aga mida tehti nende professionaalidega, kes meil olid ju väga-väga tugevad spetsialistid meil linnavalitsuses? Jah, mis nendega tehti, ära koondati. Aga ma praegu võib-olla sellel ei peatuks, ma tahaks jutu jätkuks öelda seda, et mis oli seal seletuskirjas kirjutatud ja toodud need omavalitsused, mis olid nagu näitajana toodud, eks ole, et kõik meie linnaelanikud enamuses, ma olen veendunud, on nendes omavalitsustes käinud, millega siis on võrreldud meie linnajuhtide palkasid ja selleks ei pea olema ei linnaruumi kujundaja, ei urbanist ega kes iganes, et aru saada, kui erinevad. Absoluutselt. Kas või oma lihtsalt sisenedes linna ja vaadates, milline näeb välja Rakvere, milline näeb välja Otepää, eks ole, ja võrrelda siis seda meie linnaga, no see on nagu öö ja päev, eks ole. No, Narva Jõesuski toimuvad arengud, pidevalt kuuleme ja näeme. Alutaguse vald on käima lükanud sellel aastal ainuüksi 5 erinevat väga suurt projekti, mis saavad ka teoks tehtud. Ehk siis, kuidas on üldse võimalik rääkida konkurentsivõimelist palka nemad tahavad saada. Aga mina tahan, et te oleksite konkurentsivõimeline linn. Juhiksite seda linna selliselt, nagu on Narva Jõesuu, nagu on Alutaguse vald, Jõhvi, kõik meie naaber omavalitsused on väga hästi näitavad, et kõike saab teha, kasutatakse erinevaid võimalusi, raha tuuakse sisse, ehitatakse, tehakse. Meil ei toimu mitte midagi, aga konkurentsivõimelist palka tahame saada. No see on üle mõistuse. Jah, et tahaks näha seda loetelu nendest saavutustest, mis nad on teinud ja siis võime rääkida palkade tõusist, kuigi ma arvan, et vähemalt mitu aastat tuleks tööd teha, enne kui üldse neil peaks olema nagu julgust või jultumust oma palgatõusust rääkida. Jah, et pigem on siin, meil on piisavalt ametnikke tegelikult linnavalitsuses, kes on väga ülekoormatud tööga ja pigem tuleks nende palkasid tõsta. Absoluutselt. Aga mitte enda palkasid, et see ei päädi, et umbes, et me ei saa endale häid ametnikke, sellepärast, et linnajuhtide palgad on nii väiksed. Ei, te ei saa neid ametnikke sellepärast, et ametnike palgad on väiksed. No ja mõned head ametnikud lastakse ju lihtsalt lahti, koondatakse ära ja mõni teine omavalitsus võtab rõõmuga nad tööle. No, aga see on jälle see moment, et meil ju raha ei ole, eks ole, aga nüüd on need koondamised, nende õiguspärasus, eks ole, on seatud kahtluse alla. Et jah, et kaebused on esitatud siis vastavatesse institutsioonidesse ja ühe kaebuse puhul on tulnud juba ka positiivne otsus, mille kohaselt tuleb välja maksta 3 kuu hüvitis. Et kui nüüd ka need teised kaebused, ma ei mäletagi, oli neid 5 või jah, vist 5. Et kui nüüd ka teised kaebused rahuldatakse ja hüvitised välja mõistetakse, siis see on ju
tõsine kahju jälle linnale. Absoluutselt. Ja ärgu tulgu keegi ütlema, et nad ei teadnud, et nad tegutsevad ebaseaduslikult. Me oleme algusest peale seda rääkinud, et ka need koondamised olid kõik ainult poliitilistel kaalutlustel, et vabaneda inimestest, kes ei ole nende jaoks lojaalsed. Ehk siis ma võtan kokku ebaõigete linnavalitsuse ebaõigete otsuste tulemusena taaskord linna maksumaksja raha kulutatakse mitte otstarbekalt ja seal samas soovitakse tõsta oma palkasid. No just, ehk siis see personalipoliitika, millega nüüd alustati siin kevadel, et no, see on nii läbikukkunud, kui läbikukkunud saab üldse olla, et tänaseks on kõik ametikohad täitmata, kuigi ma tean, et täna peaksid, see on siis 21. augustil, peaksid toimuma haridusteenistus nendele vabadele ametikohtadele kandideerinud inimestega, kes on siis välja valitud vestlused, neid on vist 3 või 4 ametikohta, 3 pigem, et kas sealt keegi valituks osutub või osutus on iseasi, eks ole. Eile komisjon või viimases komisjonis öeldi, et ainult 1 kvalifitseerub. No, aga see näitabki seda, et meil on see teenistus, kus on praegu kõige rohkem väljakutseid, on ilma inimesteta. Meil on seal abilinnapea, meil ei ole seal ka enam spordispetsialisti, eks ole. Meil on olemas abilinnapea, meil on olemas 2 inimest veel. Üks vaeseke, kes siis jookseb nii, et vabandage väljenduse eest, tagumikvahus, eks ole, tegeleb kõikide nende kooliprobleemidega ja üks proua siis, kes peaks alushariduse peal olema. Aga väljakutseid on nii palju, et füüsiliselt inimesed põlevad ju läbi ja nende palkasid ei taha keegi tõsta. No vot, alustama peaks ikka ametnike palkade tõstmisest, ametnike kohtade täitmisest ja kui siis raha järgi jääb, tõesti ma mõtlen, kui raha jääb järgi, siis tuleks rääkida linnavalitsuse palkadest, et see on ikka küüniline olukord meil linnas. Ja tõesti, mina panen südamele kõik linnaelanikud, kes meid kuulevad, et mõelge ikka järgi ja pöörduge oma selle voliniku poole, kelle eest te hääle andsite ja nõudke aru, kas on õige aeg linnavalitsusel palkasid tõsta. No ilmselgelt võiks inimesed selle peale mõelda, et paljud seda teevad, on kahjuks raske ette ennustada, aga ma ei tea isegi, kuidas seda tänases olukorras üleüldse nimetada, et tulla täna välja sooviga tõsta palku, et ma ei tea, kus siin nagu see terve mõistus on. Nii. Kas sa tahad rahast veel midagi rääkida või lõpetame tänaseks? Rahast ma ei taha täna rääkida, aga ma tahan rääkida, tegelikult tahan, see puudutab ka raha. Nii. Eile oli siis äärmiselt tore päev meil vabariigis, oli Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev ja traditsiooniliselt, kuigi peab selguse huvides ütlema, et meie restardiliikmetega seda traditsiooni väga õigeks ei pea ja mitte, et me heidaksime praegu selle linnavalitsuse seda ette, vaid juhtisime tähelepanu ka tegelikult Virve Linderi linnavalitsuse ajal sellele asjaolule, et sellel päeval pärgade asetamine tundub natukene kummaline, et see on ikkagi pidupäev, et pärgasid me asetame, eks ole, vabariigi aastapäeval, tuletame vabadussõjas langenuid meelde võidupühal ja nii edasi, et nagu see päev nagu, aga okei, kuna see traditsioon on olemas. Ja see on mitmes omavalitsuses nii. Et neid pärgasid asetatakse, siis huvitaval kombel oli nüüd see aasta esimene kord siis, kus ei volikogu liikmed, ei linnaelanikud, mitte keegi ei teadnud sellest, et see pärgade asetamise tseremoonia meil toimub. Tehti seda kuidagi väga vaikselt. Hiljem Facebookist me nägime ju fotot. Hiljem nägime fotosid, et selline mulje jääb, et kuna valimisaasta tegelikult on hakanud pihta juba nüüd, 1 aasta on jäänud valimisteni, seda võib nimetada valimisaastaks, on hakanud pihta, siis sotsiaalmeediakanalites ja igal pool mujal peab näitama ainult teatud nägusid. Et siis teatud näod olid siis ka kutsutud sellele tseremooniale, tehti pilte ilusasti ja mindi laiali. Et see on natukene kummaline. Ja linnaelanike poolt kutsutud. Linnaelanikud olid pettunud, et nad oleks tahtnud ka sellel pidulikul
momendil selle mälestusmärgi juures olla. aga kuidas ta raha puudutab, võid sa küsida. Ma selgitan, kuidas ta raha puudutab. Teatavasti ju meil enam ka kommunikatsioonijuhti ei ole, eks ole. Et kõik võiks ajada selle süüks. Võib-olla ongi selle süü? Ei ole, sellepärast, et meil on linnavalitsuses 2 ametnikku, kes kumbki saavad 300 eurot lisatasu selle eest, et siis nii-öelda tegeleda selle kommunikatsioonitööga. Naljakas on see, kui ennem sai sellega üks inimene hakkama nii kodulehega, Facebooki lehega, siis täna on vaja 2 eraldiseisvale inimesele maksta, ühele 300 eurot sellele, et ta paneks mingit infot kodulehele, teisele 300 eurot selle eest, et ta Facebooki lehele paneks. No aga nüüd ei toimigi ju kommunikatsioon. Jaa, aga lisatasu saavad ikka ju. No, et see on jah, selline kummaline olukord, kus isegi ja arusaamatu, mis kell see toimus, kus see oli, ei olnud ametlikes kanalites, et kuna mina mäletasin ka, et ka koole kutsuti vanasti seal osalema ja mõtlesin, et ma huvi pärast vaatan, et kus see toimub sel aastal ja tõesti kuskil ei olnudki. Ja siis pärast vahvad pildid Facebookis, et mida sellega soovitakse näidata. Noh, sina seda selgitasid, minule jääb see täiesti arusaamatuks ja mõistetamatuks. Aga noh, see on meie linnajuhtide stiil, ütleme nii. Läbipaistvud ja avatud juhtimine. Kõik teavad kõike. No saame pärast Facebookist teada. Aga seda enam võib-olla nüüd selle noodiga ka lõpetaks, et need meie kohtumised sinuga ongi hästi vajalikud, et linnaelanikke ikkagi kursis hoida sellega, mis meil linnas toimub, mida tehakse, seepärast, et meie lisatasu ei taha. Meie eesmärk on anda informatsiooni linnaelanikele ja kui linnavalitsus ise ei suuda hallata oma kodulehte ja Facebooki lehte selliselt, et linnaelanikud teaksid, mis linnas toimub, siis teeme seda meie sinuga. Jaa, ma ei ole vastu. Mina arvan ka, et meie linnaelanikud on huvitatud, et aru saada, kuidas asjad toimivad siin linnas, mille peale kulutatakse raha, mis üldse siin toimub. Nii et jah, kindlasti jätkame ja räägime edaspidigi. Ja. Aitäh, Janek! Aga palun!